Tere hommikust teile kõigile meie fännidele, meie hommikukohvi kuulajatele. Ma näen, et teid on juba päris palju siin kohal ja me täna oleme pool tundi siis hiljem eetris, aga sellele me palju tähelepanu ei pööra. Tähtis on see, et me siin nüüd oleme. Kohe tuleb Sissi ka minuga, kui ta lülitab endale kaamera sisse, siis me teda näeme. Ja tšau, tere hommikust Tšau. sulle. Tere hommikust kõigile. Meil on täna 129. saade, me oleme siis täna kahekesi, Heiket ei ole ja tõesti, mul on väga hea meel Sissi, et sa võtad selle aja pühapäeval ja tuled natuke vestled meiega, sest tuleb välja, et kes meid siin on kuulamas igal pühapäeval, väga ootab siit sinuga vestlust. Ja kui ma rääkisin siin, et me jõuame natuke hiljem eetrisse, siis keegi ütles, pole hullu, Sissi särab kaugele, et küll püüame. Aitäh. Ja et fännid on sul juba siin suured ees ootamas. Ja mina ütlen kõigile, kes meid siis siin vaatavad ja kuulavad, et kas oma telefonis siis või arvutist, palun võta jaga seda meie vestlust, sest võib-olla just keegi sinu Facebooki sõpradest soovib kuulata, millest me vestleme ja pane meile like ka sellele videole siia alla, sellele laivile ja ütle tere ka, et kus sa meid kuulamas oled. Sest mida rohkem te siin all tere ütlete, seda rohkemate inimesteni see kohe jõuab. Sissi, meil on esimene küsimus alati. Kas sa jood kohvi? Meil on ju hommiku kohvi saade on ju. Kas sina jood kohvi ja kuidas sa seda jood? Näe, seal see on. Mis sul seal veel sees on? Ma näen, ta on üsna valge sul. Ja täna on süke huvitav asi, et ma olen Võrumaal telkimas, nii et minul on täna süke täiesti uus kohvi, mida ma olen joonud, väga piimane. Aga üldjuhul ma tegelikkuses olen hakanud kohvi vähem jooma. Mul tekkis süke faas elus, kus ma vist, kui ma hommikuti seda ei saanud, siis ikkagi nagu pea valutas lausa. See oli mitu nädalat tagasi, kus ma siis otsustasin, et kuule, et nii ka ei saa, et ma siis hakkasin nagu vähendama ja nüüd naudinguks ikkagist mõni hommik võtan. See on väga okei. Aga on sul, me ikka küsime, et kas sul on taimse piimaga, tavalise piimaga, mismoodi seda kohvi seal kodus, kui sa tavaolukorras oled jood? Minul on topelt espresso taimepiimaga ja siis, kui on siis mõni kas karamellisiirup sisse või mingi pähklisiirup, midagi magusat igatahes, kindlasti. Okei, väga mõnus. Nii, aga kohe, ma mõtlengi seda, et kes sa oled, me ei peagi tutvustama, kuigi sa võid tutvustada ennast ka, aga ma tahan ennem rääkida, kuidas mina sinuga siis kohtusin, et ma pakun, et see oli jaanuar, mingi november pidi see olema, mis see 2021 tegelikult täitsa või detsember, kuskil tegelikult seal enne jõule suht. Et siis ma Katre kaudu olin saanud sinu kontakti ja sina lugesid siis mulle minu Human Designi kaarti. Ma arvan, et 2 tundi me seal istusime koos ja sina jätsid mulle igal juhul väga sooja, armsa, hästi sellise professionaalse naise mulje, kes sa ka oled, on ju, et selles mõttes sa oled ammu meil nimekirjas, et tuleksid siia saatesse meiega rääkima ja tegelikult peale selle ju, et sa laulad, siis sa loed ka Human Designi kaarti ja sa võid tegelikult veel rääkida, et mida sa nagu veel teed, millega sa nagu hetkel üldse tegeled? No ma olen laulja, aga tegelikkuses ma olen ka nii-öelda laulukirjutaja ja helilooja, ehk siis ma praegust tegelengi väga aktiivselt oma enda muusika väljasaamisega maailma. Et väga pikalt ma kirjutasin sahtlisse, sest et iseenda muusika jagamine kuidagi võrdus mul siukse iseenda näitamisega nii intiimsel tasemel, et näe, palun kõik lugege minu päevikut põhimõtteliselt, need on ju minu laulud. Ja nüüd ma nagu julgen neid välja lasta ja neid esitada. Et on Human Design ja siis tegelikkuses tegelen ka energiatööga ja kaartide panemisega. Ja ma ütleks, et see ongi siuke põhise kolmik seal. Ja vahel, kui on vaja, siis ma käin ja aitan sõbrannadel ja tuttavatel organiseerida riidekappe ja kööke ja ma armastan segadust ja ma armastan segadust korda panna ja süsteeme luua. Nii et see on ka siuke väike nurgakillukene seal. Siis ma olen kunstnik, joonistan, maalin, ühesõnaga hunt kriimsin. Väga kihvt tegelikult ja see, me kõik nägime ju Eesti Laulus on ju sind, elasime sulle kaasa ja ma julgustangi meie kuulajaid ka küsimusi küsima, et kui teil on Sissile küsimusi, siis kirjuta siia video alla ja ütleme kuskil poole tunni pärast saan ma juba Sissilt neid küsimusi küsida. Aga mina siis tahaks teada kõigepealt, me alati räägime mingist teekonnast, meil külalisel on ju, et kuidas ta on siia jõudnud, kus ta on ja nii edasi, et kas võtame selle laulmise osa ikkagi kõigepealt ette?
et kas see oligi sinu jaoks hästi loomulik, et sa juba väiksest peale laulsid, no me teame, et on ju su isa on ka laulja ja või tegelikult see kuidagi tuli hiljem su juurde. Räägi natuke sellest teekonnast, kuidas sa selle laulmiseni jõudsid? Ma olen alati laulnud tegelikkuses. Kui ma olin umbes 2, siis minu ema pani meid hoopis balletti tantsima, sest et minu ema oli tantsija ja temal ei olnud näiteks lapsel neid võimalusi, muidugi esimene laps ballett. Ja ma ei sallinud seda silma otsast, issand jumal, see on nüüd muidugi nende sõnul, aga see kõlab väga minulikult, eriti lapsele, kui mulle midagi ei meeldinud, et terve teed lift, et kõigepealt ma ei tahtnud lifti astuda, et üles sõita, ma kardan lifti natuke siiani, siis ma ei tahtnud seal trennis olla, et kui teised lapsed hüppasid üle tantsupõranda ja tantsisid, siis mina konkreetselt lihtsalt istusin klaveri all ja olin nagu mingi, ma ei tee teiega kaasa. Ma ei tea, mida te tahate minult. Ja siis ei olnud nõus sealt ära ka minema, kuni mu ema ikkagi mõtles, et okei, et ei hakka tegema seda asja, tead küll, kus surun lapsele oma unistuse peale, et ta ei taha tantsida. Mis ta tahab teha? Katsetasid laulmist, viisid mu esimesse laulutundi Ave Kumpase juurde ja see lihtsalt koheselt nagu käis klikk ära. Ma armastasin seda, ma olin esineja täielikult. Ja nad on isegi rääkinud, et ma võisin teiste laste eest esineda, kui nemad nagu ei julgenud laulda, et mulle alati sobis see eneseväljendus ja lihtsalt see mingi vabadus, mis kaasneb minu jaoks laulmisega. Sealt edasi, kui ma olin umbes 5, ma läksin Meero muusikusse, seal ma läksin vokaalansamblisse, kus ma laulsin täitsa 17. eluaastani. Siuke ongi, et koosseisu võis muutuda, aga üldjuhul ta oli 7-8 naist ja lauladki nagu 7-8 hääselt, nii nagu me näeme neid a cappella gruppe, kes näiteks teevad modernseid lugusid vahel. Ja siis umbes, kui ma olin 16, siis minu koolijuhataja, see Meero, kus ma laulsin, koolijuhataja kuulis mind duetti laulmas ja oli nagu mingi, kuule, Sissil on täitsa soololaulja hääl. Ma ei olnud väga palju mõelnud soololaulmisele või nagu ikka lapsena unistada, aga see ei olnud midagi nagu praktilist mu elus. Ja ta pakkus mu emale palgakõrgenduse asemele, sest et mu ema oli õpetaja, sealt õpetas lavalist liikumist, et las Sissi võtab tasuta laulutunnid. Ja mu ema ütles, davai. Ja nii ma hakkasin siis Mirjam Tede juures laulmas käima. Ma ütleks, et Mirjam Tedena läheb minu nagu kõige suurem kummardus ja austus, sellepärast tema oli see, kes minus siis selle nagu minu iseloomu ja minu hääle lõpuks nagu välja tõmbas ja õpetas mind seda kasutama ja käisime solistikal isegi võistlemas. Ma ei ole väga suur võistleja olnud kunagi, mis on naljakas, kuna inimesed enamasti teavad mind Superstarist ja Eesti Laulus, mis on võistlused. Aga ja siis solistika võistlusel ma võitsin kunagi Grand Prix ja siis see oli see hetk, kus mul käis see klikk ära, et issand jumal, ma võin lauljaks hakata. Ongi siuke võimalus. Kui vana sa siis olid? Ma olin siis 18. Ja muideks ma ei olnud sinna võistlusele, mis ma nüüd nii-öelda selle kõik, eks ju, vanusgrupid kõik kokku võtsin. Ma ei olnud isegi sisse saanud sinna võistlusele 2 aastat. Kandideerisin ja sisse isegi ei saanud. Nii et see oli minu jaoks nii nagu pöördeline moment, et oli siuke väline tunnustus, mis kuidagi peegeldas mulle vastu seda. Sest et ma mäletan, ma läksin sinna lavale, ma laulsin a cappella lugu, läksin enne lavale minekut, võtsin ikkagi nagu kingad ära, mulle ei meeldi olla jalanõudega, mulle meeldib olla pallijalu. Ja kuidagi läksin nii nagu endana sinna kohale ja see võeti täielikult vastu, siis sealt edasi tuli nagu Superstar, mis siis oli telekas, kus ka oli siuke omaks võtmist hästi palju, et kuidas nagu nüüd avaliku elu inimesena jääda kuidagi iseendast, kuidas laulda niimoodi, kuidas kõik endast jätta lavale, kuni siis praeguseni. Ehk siis ma tunnen, et nooremad aastad on minu muusikukarjääri rohkem nagu voolinud kui minu nüüd viimased 5 aastat tegelikkuses. Et need viimased 5-6 aastat oli hästi palju siuke pausi peal olemas, kus ma ei saanud laulda 2 aastat, mul häälepaelad ei töötanud, kus ma olen tegelenud hingamistega ja tegelenud soundi otsimisega, et lapse poolt kuidagi voolis minust laulu ja viimased 5-6 aastat aitasid mul üles leida seda, et mis laulja ma olen. See on hästi huvitav kuulata, sest et võiks ju arvata, et sa kohe hakkasidki laulma soololauljana, aga et see tuli hiljem ja siis seda on tegelikult sinus näha, et sa tõesti saad olla sina ise. See oli ka see, kui me kohtusime sinuga või praegu ma näen, kui vabalt sa räägid, et paljud inimesed ju võtavad mingisuguse
noh, et okei, ma pean üldsusele kuidagi või sellisena ennast näitama, sest seda normi tahetakse. Ja tegelikult, kui sa läksid iseendana sinna lauluvõistlusele, siis see hoopis mõjus on. Et see on nagu, mõnest on seda nii rõõm kuulda ja seda järjest rohkem tahaks, on, et läheks nagu inimeste sekka, olge sina ise, et sa oled unikaalne, teist sellist. Et aga kuidas siis sa sealt laulmisest oled jõudnud näiteks see human design ja energiatööd, et kas see ongi nüüd seotud, sa ütlesid, sa paar aastat ei saanud laulda, kas siis sul midagi elus muutus või on mingi muu koht selle jaoks? Ma ütleks, et see on ka muideks kogu mu elu. Muideks, kui ma siin vahepeal mingi lehvitan, siis see on putukad ja sääsed. Jah, lehvitame neile vastu. Nii, aga ma olen alati olnud nii-öelda sensitiiv, vaata tundlik lapsest saati, näinud asju, kuulnud asju teiste inimeste poolt. Energiatööna ma hakkasin seda tegema alles siis, kui tuli koroona ja meil nagu pandi kõik lukku ja lauljana nii või naa, sul ei ole tööd. Ja siis hakkasid sõbrannad rohkem käima mu juures, kui ma kaarte panen ja nii-öelda aitan lahendada. Ma ei kasuta mitte kunagi neid kingitusi selleks, et kellegi eest ära lahendada. See on see, et mina võin olla teejuht, mis ma näen ja siis anda tööriistu inimesele, et inimene saab ise lahendada oma elus asju. Nii et see oli ka hästi loomulik. Mu isa on vaata Reiki master ja mu ema on ka homopaatiat õppinud. Nii et kuidagi siuke alternatiivmeditsiin on meie majas olnud väga vastu võetud. Nii et kui mina nagu sellega rohkem tegelesin, siis pigem mul oli toetus perekonna poolt. Mul isa õpetas seda, kuidas kaitsta ennast, kui sa lähed teistega niimoodi töösse, sest et see töö võib olla väga energeetiliselt raske lihtsalt. Kuidas selle keskel nagu oma keskmesse jääda? Ja nii see on ka kuidagi lihtsalt sujuvalt läinud. Küll hakkasid sõbrannad tulema, siis tulid juba võõramad. Siis ma tegelikult läksin veel ühe õpetaja juurde, et endaga tegeleda rohkem ja ka tema siis lõplikult õpetas mulle nagu väga praktilisi tööriistu, kuidas puhtamalt tööd teha teiste inimestega. Et mul oleks seda nagu tehnika ka nii-öelda naturaalsel oskusel veel all. Ja siis nüüd ma olen kuidagi nagu siin sellega, et see on täitsa nagu töö osa ja human design tuli ka koroona lõpufaasides, siis kui meil olid ka hästi palju seda kinnistumist ja ma istusin oma vana sõprusgrupiga Nopi kohvikus. Ja seal oli üks tüdruk, kes ütleski mulle, et kuule, et sa siin tegeled kogu selle energiamaailmaga, et kas sa human designist oled kuulnud? Ja ma ei olnud, ma ei teadnud mitte midagi sellest loost. See on huvitav, et kui ma räägin human designi lugu, muideks ma räägin täpselt samamoodi, sest see on mul nii erksalt meeles kõik. See nagu sõna-sõnalt. Ma ütlen, et ei ole, ei tea. Aga see hetk, kui ta seda nagu ütles, siis kui seda visuaalselt teile kuidagi kirjeldada, siis ma tunnen, et minu sees läksid jõulutulukesed põlema. Igal pool pealaest jalad allani ma läksin nagu põlema seest, et mis asi see on. Ja nad rääkisid mulle hästi natukene sellest seal, jagasid seda, mis nemad sellest teadsid. Ja ma olin armunud, see on see armastus silmapilgust, esimesest silmapilgust, millest inimesed räägivad. Mul siis ei olnud see inimesega, mul oli see praktikaga. Ja järgmine asi, mis ma tean, on see, et ma 8 kuuga omastasin 5 aastat teadmisi. Ma leidsin kõik kooliõpikud omal ülesse, igast videosid, asju. Ma arvan, et mu esimesed 3 kuud sellest 8 kuust olid informatsiooni otsimine. Minu jaoks on väga oluline see, et ma nagu kontrollin väga täpselt läbi, mida ma õpin, kus ma õpin, kelle käest ma õpin. Ehk siis siuke sügav research, uurimised ja siis sealt edasi oli puhas info omandamine. Ja ma lihtsalt tegin seda iga päev hommikust õhtuni. Ma ei teinud mitte midagi muud kuid põhimõtteliselt, kui elasin human designi keskel. Ja alles siis ma hakkasin mõtlema, et võiks lugemisi ka teha. Sest et see oli lihtsalt minu enda huvi. Ma tahtsin kõik selgeks saada ja ma mäletan, ma mõtlesin, et see on süsteem, mida et baas saada, see õpidki nagu 5 aastat ja sealt edasi on võimalik hakata äridega tööle, inimgruppidega tööle, suhetega tööle, ema ja lastega tööle. Ja siis ma olin nii õnnelik, et mul on vähemalt 10 aastat õppimist ja siis aasta aega hiljem ma olin nagu olukorras, et okei, võib-olla aasta aega on veel. Et nii kiiresti läks see kõik. Ja siis ma nüüd tegin ka paberid ära, et Itaalias olid ühed vahvad õpetajad, kes tegid inimestele, kes on juba õppinud, et tehagi nagu paberid ära, süke eraldi väike kursus, siis ma tegin selle läbi ka,
iseenda meelerahuks, et kas see kõik, mis ma ikka nagu õppisin, kas see peab vett, kui ma nüüd räägin professionaalsetega ja täitsa pidas vett. Nii et nii see human design ja et sinuga käiks läbi Katre, et Katrele ma läksingi nii-öelda ise pakkuma seda justkui, mis on ka midagi, mida ma tavaliselt ei ole teinud. Et ma vaatasin sinu enesearmastuse seda teemat, mis on nii imeline ja kaunis kõik, mis ta on teinud. Ütlesin, ma arvan, et human design võiks tegelikult siia juurde anda. Kas sulle sobib, et me saame kokku ja ma teen sulle lugemise ja sina saad lihtsalt tunnetada, kas see on midagi, mis tegelikkuses sobib sinna või mitte ja lõpuks nagu sobis. Siis me tegime videod ja siis sealt läks see kõik nagu lahti rulluma, et videodest tuli naisi ja nemad soovitasid edasi ja siis hakkasid emad käima mul oma lastega ja paarid ja olen isegi teinud töökollektiividele nüüd paar korda. Kavatsen seda töökollektiivi teemat tegelikult eraldi õppida, selle koha pealt ei ole üldse nii palju infot leida, nii et ma ikkagi lähen kursusele sellega. Ja nüüd ma olen isegi hakanud tegema seda, et human design on hakanud mul segunema kanaldamisega teatud klientidega, kus kui ma räägin human designi ja siis näiteks rääkimise ajal ma hakkan tundma teise inimese blokki, võib-olla me räägime spetsiifilisest teemast, me võime rääkida asjadest nagu eelmised suhted või hääl või lapsepõlv, mis kõik human designist, kõik need traumad, usuminded tulevad sul siia pinnale, siia ülesse. Ja siis on vaja vahel energiatööga hakata vabastama mingeid asju, et üldse edasi liikuda, ehk siis see on hakanud mingisuguseks hübriidiks muutuma. See on väga vinge, sest ma mäletan küll, et minul selgines nii palju, kui sina minule human designi kaarti lugesid, et umbes a la koht, et kas mul peab oma kontor olema, ei, aga mulle meeldib vahepeal seal istuda. Ja siis, kui seal on see kirjas, et ma ei peagi mingi vale sellega olema, et ma ei taha endale mingit konkreetset kontorit umbes teha. See oli mingi üks aha moment. Aga mis sinu, mida sina oled hakanud teisiti tegema pärast seda, kui sa oma human designi kaardiga rohkem tutvusid ja sellega täitsa süvitsi oled läinud, nagu sa ütlesid, 8 kuud sa muud ei teinud, on ju. Ja ma ütlen ausalt, ma siiani avastan uusi asju oma human designi kaardi kohta. On olnud nüüd mitu aastat ja ma siiani avastan uusi asju ja lähen ikka sügavamale, et see on täiesti uskumatu süsteem minu jaoks selles mõttes, et kui sügaval on võimalik ühe asjaga lihtsalt minna. Aga minu jaoks oli elu muutev minu strateegia ja minu siis autoriteet. Ehk siis neile, kes ei tea, autoriteet on see koht, kust sina teed otsuseid, et just see, nagu, see tunnetus sinu sees on inimesi, kellel on kõhutunne, see füüsiline, pinge on, eks ja mul on see ja on inimesed, kellel ei ole seda. Mõnel ütled, kuule kõhutunne, et nad ei tea, millest sa räägid, neil on näiteks instinkt, neil on väiksed sosistused ja teadmised peas, mida on alati väga keeruline usaldada ühiskonnas, mis väärtustab loogikat üle kõige. Ja mis on ka emotsionaalsed ja mina olen nüüd nii-öelda see kõhutunde emotsionaalse segu. Mul on kõhutunne, aga mul on ka oma emotsionaalsuslaine, mis on täiesti suvaline. Nagu see lihtsalt on päevi, kus mul on meeletult hea päev ja on päevi, kus ma ärkan ülesse ja ma olen mingi hunnik, kes ei taha lihtsalt voodist välja saada, sest et mul on olnud päev. Ja see ei ole tegelikult isiklik minuga, ta ei ole seotud minu eluga. Ja ma õppisin aega võtma, ma olen hakanud aru saama, et emotsionaalselt me tõesti ei tohi teha emotsiooni pealt otsuseid, sellepärast et kogu meie maailm on selle emotsiooni filtriga nagu üle kaetud. Nii et kui mul on halb päev, siis kõik on ei. Minu kõhutunde pealt ka kõik on ei. Kui on hea päev, issand jumal, mulle öeldakse, et lähme sõidame homme Lätti ja ma olen nagu mingi, ma olen olemas ja siis homme tuleb ja ma olen mingi, miks ma jaa ütlesin? Ei, see oli laine sissi. Appikene ja siis ma õpin neid laineid kuulama, et ongi, et kui mul on täitsa suhteotsused ja sellised raskemad teemad, ma võtan 7 päeva, et otsuseid teha. Ausõna, 7 päeva. Ma luban omale selle aja, ma annan inimestele teada, et mul on vaja seda aega, kui mul küsitakse ärilisi otsuseid, 24 tundi vähemalt koostööd, asjad, vahel harva ma lihtsalt olen väga kindel enda otsuses, et ma tajun, et ma ei ole kusagil laineharjal. Ja mingisugused, kui sõbrad kutsuvad nüüd õhtul välja, siis ma ütlengi, issand, kui tore idee, ma vastan sulle tunni aja pärast. Et ma lihtsalt jälgin ka sellises väikses vahemikus vahel, kuidas on. Ja see oli alguses nii raske, sest et kõik tahavad praegu. Kõik tahavad praegu vastuseid, aga ma sain aru, et minu elu ju, minu energia, minu keha. Ma ei pea kellelegi andma vastust, mis ei ole kindel. Ja sellega lihtsalt mu elu muutus. Mu elust läksid ära need inimesed, kes seda ei sallinud ja tulid asemel inimesed, kes ainult aplodeerivad sellist asja, omale aja võtmine. Ja teine asi, mis muutis ära, oli strateegia, mis on siis
see, issand jumal, tõlge praegust, reageerimine või siis see, et kõik minu elus on reaktsioon, ehk siis kui mina teen otsuseid, kui mina liigun elus edasi, ma ei algata mitte midagi enne, kui minu kehas ei ole füüsilist tunnetust, et mina tahan seda. Mina ootan, et kogu ülejäänud maailm, mis mu ümber on, näitab mulle, mis ma tahan ja ma ei pea enne mitte midagi muud teadma. Tegelikkuses, kuidas see väljendab, on niisugune kohalolu. Ma olen alati hetkes kohas, mitte alati, oleme ausad, vahel elu lihtsalt tõmbab täiega keskmest välja, aga enamus ajast, kui elu ei tõmba keskmest välja, siis ma olen hetkes ja ma vaatan nende ümber ja ma vaatan, mida ma praegusel hetkel tahan. Kui mul on hetked, kus tööd ei ole ja ongi aeglasem, siis ma vaatan jälle mu ümber ja vaatan huvitav. Mul ei ole antud midagi, mille reageerida, ka mul ei ole teisi tööpakkumisi, ma ei ole leidnud midagi, mis ma muud tahan teha. Ju siis praegu on paigal, ju siis praegu minu keha kogub hoogu, et teha mingisugune järgmine hüpe, mida ma ei või ette teada või ta lihtsalt puhkab. Ja et oligi, et enne human designi tulekut minu ellu ka, ma olin kohas, kus ma surusin hästi palju erinevaid asju. Proovisin tööd leida, ma olen laulja karjääri ei ole ju, ma ei saa laulda. Ei toiminud ja siis, kui ma suutsin jälle tulla sellesse kohta, et kõik on põhjusega. Ma puhkan praegu põhjusega ja ma usaldan, ma täielikult usaldan ja midagi tuleb siis järgmine päev tuli see human designi teema. Need teemad, see reageerimine, et mina ei lähe suruma, ma ei lähe lükkama. Et kui ma istun keset ruumi ja minu ümber on 20 ust, on kõik klaasist, siis ma istun seal ruumis ja ma nokitsen, ükskõik mille kallal ma nokitsen seal nii kaua, kuni ma näen ühes ukses midagi, mis mulle meeletult meeldib. Ja alles siis ma liigun järgmisesse nii-öelda elufaasi läbi selle ukse ja enne seda ma olen paigal. Ma olen lihtsalt tähele pannud, et inimesed, mina ise ka tegelikkuses, kartsin nii meeletult seda, et kui ma ise ei suru ja ei tee, siis ma ei liigu. See elu jääb seisma, siis ma jään kinni kusagile. Nüüd ma olen hakanud aru saama, et kui ma ise ei suru ja ei tee, siis mul on lihtsalt nii palju rohkem energiat teha, kui on need õiged hetked. See on nii vägev, et sa seda ütled, sest et ma kuulen siit läbi seda justkui hästi paljudel inimestel on ju see kannatlikkuse õppetund ala, et kui inimene ütleb, ma tahan kohe vastust, et ta ei jaksa isegi 1 tund oodata, siis nagu on, ma arvan, natuke probleem. Kuigi ma ise ju palju räägin, et edukad inimesed otsustavad kiiresti, aga see kiiresti otsustamine ei tähenda seda, et ma nüüd lahmin on ju emotsiooni pealt. Ja ma arvan, et see, kui sa ütled, ma teen otsuse 7 päeva pärast on tegelikult ka otsus, sest sa tead, et sa selle teed on ju. Just ja 7 päeva, need on need otsused, mis võivad lükata mind väga emotsionaalseks. Otsused, mis on olnud lahkuminekud, sõprusega teemad, ehk siis meie inimsuhted, vaata, need on ju need kõige suuremad triggerid, need tõmbavad meil kõik need kaitseküüne niimoodi, ärge minge kõik ära selle reaktsiooni ülesse. Ja siis ma olen tähele pannud, et see meeletult tugev emotsionaalne reaktsioon, see võtab mul mitu päeva, et alla tulla 5 kuni 7, 4 kuni 7 päeva. Aga äriasjad, asi on lihtsalt selles, et ma tahan kindel olla, et kui minu mis iganes lainehari, kus ma olin, olgu see kas kõige ülemine see jah-hari või kõige alumine ei-hari, et kui see stabiliseerub, siis see tunne, et ma tahan teha on ikkagi seal. Ja see ei ole ainult minu jaoks. See inimene, kes tahab minuga koostööd teha, tema väärib seda, et tema saab minult kooskõlas koostöö. Sellepärast, et siis me teeme seda hästi, siis meil asi surub, kui ma tulen sinna ja tegelikult ma tean küll, et ma tegelikult nagu ütlesin liiga vara, see ei olnud jah, mu süda ei ole seal, ma teen halba tööd, võib-olla meie inimeste vahel ei ole see samamoodi, kui ma saan sõpradega kokku, ma tahan kindel olla, et see jah on minu jah, sellepärast, et nemad väärivad seda, et mina olen 100% nendega kohal. See on väga ilus. Kui minul on ei, siis mind ei ole, nad ei saa mind. Nii et see mõte on nagu pannud mind hästi palju nagu ümbermõtlemist, ajamõtlemist, et see ei ole ainult minu jaoks vahel, eriti alguses see ainult minu jaoks oli väga võõras, see tundub liiga isekas. Nüüd ma saan aru, et see on lihtsalt see, et ma vaatan võrdselt teiste inimestega. Alguses ei olnud nii. Et nüüd ma olen aru saanud, et see on meie kõigi jaoks. Kõigil on õigus iseenda ajale, mitte kellelgi teisel seda ei ole, meil on see õigus. Ja tegelikult see on väga võimas, kui sa ütled, et üks asi sa võtad enda lähtepunktist, aga see on teiste suhtes ka ju aus, et nemad ju ka väärivad, et okei, ma olen siin, näiteks sama hästi praegu räägid minuga, tegelikult kirjutad, ma ei tea, mingit laulu, tegelikult kellegiga oled veel kõnes, see ei oleks ju minu suhtes aus ega ka nende teiste suhtes. Ja tihti, kui me hakkame tegelikult ju enda eest justkui seisma või valima iseennast, võib ka seda nimetada, siis sa ütlesid ka osad inimesed kadusid ära, et nad ei saagi aru sellest, sest nemad
nemad on jälle egoistid, nad arvavad, et nendel nüüd ei ole hea, on ju. Nende jaoks tundub see võõras, eks ju, et mul on see lemmikütus, et kust sa peaksid teadma enne, kui sa õpid. Enne kui keegi teine õpetab või enne kui elu õpetab. Võtta mu õpetaja, elu õppetunnid. Need inimesed, kes ära kadusid, nad ei teadnud, mis see on, nad ei teadnud, et see on okei. Nende jaoks nemad nagu olid harjunud selle minu enese ohverdamisega. Kui seda ei olnud, kui mina ei toitnud seda suhet kõigega, mis minul oli kaasa, et minu hing, mis sai väga tihti haiget sellest, siis tegelikult see suhe väga naturaalselt ise kukkus ära ja loodus ei salli tühja kohta. Asemele tulid sellised inimesed, et ausalt öeldes ma imestan meil täna ka nagu siin praegust, et kuidas minul on vedanud nende inimestega, kes minu elus on. Ma ei saa sellest aru nagu, et kuidas ma olen väärinud nii kauneid hinge ja ma olen nii tänulik selle eest iga jumala päev. Ega ta on sinu peegelduse sissi, ega see oledki sina, nii et nii ongi, issand kui ilus. Kuule, aga mul on üks selline küsimus. Ja siis ma võtan ette, ma vaatan, inimesed on siia küsimusi ka saatnud, et kui sa oled seal kuskil emotsioonilaine harjal, ja sul on ikkagi kokku lepitud näiteks esinemine on ju, või võtamegi see Eesti Laulu esinemine, aga mis siis, kui sa hommikul ärkad ja ei ole see päev on ju, või sa suudad ette, kuidas sa teed seda siis? Asi on selles, et me otsustame oma otsuseid ette, me otsustame oma kõhutunde pealt või intuitsiooni pealt, mis iganes. Ja see otsus, mis on jah, see jääb meiega kooskõlla. See ei ole see, et ma hommikul ärkan üles ja ma olin jah öelnud ja nüüd, kui see oli õigest kohast tulnud jah, eks ju. Kõik on hästi. Isegi kui ma olen väsinud, kõik on hästi. Vaat kui see oli nüüd see ei või see oli tegelikult ei ja ma ütlesin jah, mida tuleb siiani vahel ette, hirmust, harjumusest, mis iganes, siis ma lihtsalt lähen kohale ja ma lihtsalt proovin ära teha selle võimalikult kvaliteetselt. Ehk siis oligi olukord, kus ma olin Eurovisiooni punktide andja Eesti poolt, aga samal hommikul oli tuppunud minu onu ja vanaisa. Ja see on nüüd ekstreemne näide ja ma olin emotsionaalselt rohkem katki, kui ma olen eluses üldse olnud, sest et minu onu oli üks parimaid sõpru ja mina lähen õhtul ETV-sse, meik peale ja sa lähed, annad need punktid, sa oled kohal ja sa naeratad ja see on sinu töö. Samamoodi Eesti Laul, minu tervis ei ole alati kõige kuldsem olnud, ta nüüd liigub väga heasse kohta, aga esimene Eesti Laul ka on poolfinaal. Ma olin ju haiglas enne poolfinaali laivi, ma olin viidi proovist haiglasse, kui ma olin teadvusetult lihtsalt ravimi, tugev valuvaigist ja ma ei saanud liikuda. Ma olin surmavalt allergiline sellele ravimile. Ärkan haiglas, Tomi Rahule helistab ja kuule, me paneme see proovi video peale. Ma olen ei pane mingit proovi videot, tõmban omal endal kanüüli välja, olen ma tulen esinema ja läksin esinema ja lihtsalt pärast taastusin 2 nädalat. Ehk siis mina usun sellest, et kui ma olen siiski mingi commitmenti andnud, ma teen selle ära alati. On ikkagist case ka, kus ma hüppan alt ära, aga alati ikka niimoodi, et ma leian asenduse ja et kõik korda, et teine pool ei peaks kannatama sellest. Jah, kuskil maal tuleb ju seda vaadata, kui ikka tervis ei luba, nii et siis kui on võimalus ära jätta. Et üldjuhul need ongi vaimne või füüsiline tervis. Need on need 2 teemat, mille pealt ma olen nõus vajadusel siis muutma mingit plaani. Sest see pani kohe mõtlema, aitäh, et jagasid. Aga võtame siit küsimusi. Nii, ma korraks siin Ketran, kellel veel nüüd on küsimus, siis saate see kirjutada. Nii tore hommik on, mulle juba meeldib. Nii tore, aitäh sulle, et sa tulid rääkima ja jagama. Siiri küsib siin, sul oli teismeeas raske aeg. Kuidas sa tagantjärgi oleksid endale abi pakkunud või mis oleks olnud veel toetav sinule? Ma vastan sellele küsimusele natuke teistmoodi. Iseenda puhul ma ei oleks midagi muutnud, sellepärast muidu ma ei oleks siin. Nii lihtne see ongi. See minevik on midagi, millest ma olen hakanud vaikselt lahti laskma, et see kõik oli okei, mis juhtus, eks minu poolt mul on rahu. Kui minu täditütar oleks sellises kohas, kus mina olin, siis ma arvan, ja ta tunneks kõike seda, mis mina tundsin, siis ma arvan, et ma täiega, ma julgustaksin teda rääkima minuga. Vaata, mida mina ei teinud noorena ja lapsena, ma ei rääkinud. Ma ei väljendanud, ma ei öelnud, kui sügaval depressiooni augus ma olin, ma ei öelnud, et kiusatakse, ma ei rääkinud, et ma ei saa inimestest aru, ma olen spektrumi inimesena. Ja ma ei teadnud seda ka veel lapsena, nii et sealt tuli veel omajagu kaost.
ma lihtsalt, ma ei usaldanud inimesi, ma ei julgenud abi küsida, ma olin nii veendunud, et mitte keegi ei aita mind ja ma ei saa usaldada inimesi. Nii et ma tahaks nagu kinnitada inimesele, et ma olen siin eranditult ja ma ei tea, mis on parim sulle. Ma ei tea võib-olla, kuidas sind aidata ja ma ei saa lubada, et ma teen sind korda, aga ma saan lubada, et sa saad mind usaldada ja ma olen siin. See on see. Ma kuulan sind. Jah, ma kuulan sind ja ma olen olemas ja mina hoian ja tule nutta. Et lihtsalt, et tegelikkuses, kui ma olin selles augus, vaata, ma lihtsalt tahtsin kohal olla tegelikult inimesed, ma tahtsin lähedust, ma tahtsin kalli ja ma tahtsin armastust. Ja jah, ma tahtsin sellest välja tulla, aga see ei olnud midagi, mida ma ootasin teistelt. Teistelt ma lihtsalt tahtsin nende kohalolu. See on üldjuhul üldse, kui inimesed on raskes kohas, kui kõik praegu, kes kuulavad ja me mõtleme mingi enda raskele olukorrale, väga tihti me lihtsalt tahtsime, et keegi ütleks meile, et see on okei. Oleks toeks. Ja oleks toeks, sellepärast, et jällegist, kui me sisendame kogu aeg seda, et me tahame siit ära saada ja kui teised meile ka seda sisendavad, et kiiresti saa terveks, sest tegelikult see ju kinnistab mingisugust uskumust, et me oleme valed või et me oleme valesti teinud. Ei, varjud on vahel ainuke koht, kus inimene saab puhata. Ja sellepärast me väga tihti kukume ka sinna. On täiesti okei, et me seal oleme, see kõik saab läbi. Ma muidugi välistan praegu kliinilised teemad, kui ajukeemiaga on päriselt midagi paigast ära, need võivad raskeks minna, need on pikaajalised probleemid. Seal ma ütlen alati, et psühholoogiline abi on number 1. Mina armastan psühhiaatri juures käimist, lemmik, soovitan kõigile. Minu puhul psühhiaater, kellel on psühholoog, eks ju. Aga ja, väga tihti me tegelikkuses lihtsalt tahame kohalolu inimestest. Me tahame, et meie inimkogemus valideeritakse ära. Eriti, kui me ei oska seda veel ise teha, vaata, mingi hetk me õpime elus seda ise tegema, et kõik, mis ma kogen, on okei, aga noorena ja lapsena mul oli vaja seda, et keegi ütleks, et see on täiesti okei. Täiesti okei, mida sa läbid, sa ei ole katki. Kuidas sa sinna siis jõudsid, et sa said seda endale öelda, et see on okei? Ma arvan, et ma jõudsin sinna eelmine aasta. Nagu päriselt. See on olnud nagu teekond, et sellest kõigest, mis minu minevikus on juhtunud, ma olen nii palju õppetunde sealt saanud üle aastate, sest et minu minevik võib olla päris rets ja päris karm. On asju, millest ma isegi avalikult ei räägi, mis on seal juhtunud, mis kõigutaks igat inimest. Retsilt kõigutaks neid, muudaks seda, kes nad on. Asju, millest ma ei arvanud, et ma kunagi üldse välja tulen. Ja ma tulin, aga ma tulin sealt koos selle kogemusega või nagu mul oli nii pikalt harjumus lihtsalt kõik, mis ma kogen sisse nagu tõmmata nagu švamm ja mitte kunagi seda välja lasta. Nii et kogu minu elu, ma ütleks kuni eilseni välja, eil oli minu suur pöördepunkt, on olnud selle mineviku raskusega, et ikkagi siit ja sealt lased kogu aeg neid kihte ära. Sest et kogu aeg on mingid õppetunnid saada. Aga ma miskipärast eeldasin, et minevikust lahti laskmine on ka mingi praktika ja raske õppetund. Sest et kõik muu on olnud raske õppetund sealt. Valus, eks ju, valu ongi raske õppetund, mul meeldib öelda. Ja siis eile ma sain aru, et nagu sealt ei ole enam mul mitte mingisugust õppetundi võtta. Minu minevik on nagu tühjaks pigistatud sidrun. Ta lihtsalt käib kaasas minuga, lihtsalt tekitab raskust. Ja tegelikult ma võin lihtsalt sügavalt sisse hingata ja välja hingata ja lubada tal ära kukkuda ka. Nii lihtne see ongi. Ma ei oodanud, et see on nii lihtne. Kas sa lõpetasid justkui siis enda identifitseerimise selle mineviku kaudu, et tegelikult jah, see on osa sinu elust, aga nüüd sa saad ju valida teisiti, sa ei pea seda kaasas kandma. Et mis minu minevikust väga tugevasti kaasas käis, oligi ikkagi see inimeste hirm. See hirm end nagu lõplikult avada teistele. Minu üks väga hea sõber ütles mulle alles hiljuti ühe lause, kui ma rääkisin talle sellest, et ma ikkagist kardan nagu inimesi veidikene, või nagu seda, et kui ma ei meeldi, et minule võidakse haiget teha. Ma räägin mineviku trauma, et minu see mitte meeldimine ei ole see, et issand, ma tahan olla, et ma meeldin inimestele, vaid see on see, et nagu ma ei meeldi, mulle võidakse füüsilist haiget teha. Ja siis mu sõber ütles mulle, et kuule sissi, et kõik, kes sind tunnevad, armastavad sind läbi ja lõhki. Vist kõik inimesed su elus ei tunne sind, sest et sa ei näita ainult. Ja see oli see, kus mu see oli nüüd üleemine nädal, ma käisin nõks ära, võt seal. See on see punkt, kus minu minevik on minu raskus. Ma olen uutes, inimesed tulevad ellu kõik
see umbusalduslikkus inimeste suhtes, vot see oli seal. Ja see tähendab seda, et ma olin muutnud elu, mis minu ümber on, siukseks mõnusaks kohaks. Ma olen oma traumadega, ma oskan nendega elada. Mul on see minu mullike minu ümber on nagu hea ja turvaline. Mul ei ole enam retsiseid valusid. Tegelikkuses, kui me võrdleme minevikuga, usaldan inimesi. Nagu te aru saite, mitte piisavalt võib-olla. Ja kõik on ilus. Aga ma olin sellest mullikesest välja kasvanud. Ma olin elanud oma trauma siis ravitsemise mullikesest siiani. Ja äkitselt oli minu elu nii palju laiem. Siin on uued inimesed, siin on uus karjäär, siin on seiklus. Ja minu mineviku pagas oli see, mis hoidis mind selles mullis kinni. See ei lubanud mul identifitseerida minu eluga, nagu see praegu oli. Ma vaatan oma elu ja ma olen mingi, aga kas see ikka on minu elu? On või? Ma nagu veits nagu ei saa aru. Ma ei tea, veits on võõras. Ja kogu aeg see tunne, et ma ei suutnud seda kontakti ära teha, kuni tegelikult eile oligi minu elukaaslane, kes nagu tegelikult viis selle mul koju. Panime kaartasin õhtul, tema pani mulle. Tema muideks ei tee selliseid asju, aga see, kus ta tegi. Ja ma sain sealt nii palju tarkust, et ma lihtsalt üks hetk nii vägev. Otse, mul lihtsalt nagu ma isegi nagu ei nutnud, aga mu pisarad lihtsalt voolasid ja ma tundsin, kuidas see minevik lihtsalt nagu kukkus ära. Tänutunde pisarad. Jah, ma saingi aru, et oligi lihtsalt, ta kukub ära. Mitte, kui ma ei pea tegema mitte midagi, see oli lihtsalt nagu emotsionaalne lahtilaskmine ja täna on täitsa teistmoodi olla. Nii see vägev. on isikliku kogemus, aga miks mul muid need kogemused on, kui mitte see, et üks peab jagada, eks ju. Ja, see on nii vägev. Ja aitäh, et sa jagad appi, kui vägev. See on kohe tunda, et see midagi toimus on ja see, kuidas seda edastad. Ja mina arvan, et ega kõiki asju ka kõigile, me ei pea kõigile maailmale ennast avama. Sa ikka valid on ju kellele, aga et julgeda, kusjuures see mind väga kõnetab, sest mul on ka mingi viimaste kuude teema olnud see, et kui ma näen, et keegi inimene nagu ei näita oma tundeid või kuidagi ei ole aus endast või nii ja siis on nii palju pannud mind arvama, et oota, et aga kas mina ise teen seda, kas mina üldse väljendan ennast, et mis mulle meeldib või mis mulle ei meeldi on ju. Ja see on tegelikult ju väga haavatav koht, sest et siis me ju olemegi meie ise vaata ja sealt tulebki see hirm sul, sinul on veel lausa füüsiline hirm, kui sa ei meeldi, et siis sa füüsiliselt on ju... Ehk siis ma ütleks, et aastatega ma olen teinud seda rahu, et kui ma olen üksinda oma ette, siis ma suudan end hoida, kaitsta, ma suudan valure ruumi hoida, ma suudan kõik seda spektrumit, mis ma olen iseendal hallata. Iseendal mul on see rahu. Aga see on see hirm, et kui ma toon selle teisteni, kas väljapoolt võib nagu mingi, et kui mina arvan, et ma olen võib-olla äge inimene, aga keegi teine pea ju seda arvama. Ja siis seal... Tegelikult ei pea, muidugi. See punkt alati, et oota, et mis siis, kui see on nüüd see inimene, kes nagu võib haiget teha. Eks siis et oligi, et kuidas ma võtan selle enesearmastuse ja pööran selle turvalisuseks oma välismaailmaga. See oli nagu see õppetund, mis mul on siin nagu päris mitu kuud olnud ja selles suhtes, et kõik see teema, see on niisugune mõnus sibul, kus sa võtad kihte ja kihte maha. Et ma ei saa öelda, et ma jõudsin südamikuni. Praegu on tunne küll siuke, aga see tunne on väga... Korraks võiks olla, see on hea, on ju. Aga terve elu on ju meil üks kasvamine, arenemine. Ma just eile arutasin, sain klientidega kokku arutasime, kas me läheme sügavuti, et me võtame kihte maha, läheme sügavamale järjest sinna tuumani või me ka teine vaate, me areneme edasi, et me liigume edasi. Vahel mõtled, kumb see siis on ju. Okei, et endast aru saada justkui oleks, et ma lähen järjest sügavamale, aga see, et ma elus edasi liigun tänu sellele, et ma lähen sügavamale, kuhu see viib edasi. Vaata, kui huvitav, sest et kõik on ju vastandid elus, kogu aeg on kõigel on ju see nagu kaks poolt, need paradoksid, et see on hästi lahe. See paradokside teema, mu lemmikteema. Mul on ka. Tõde on korraga tõesed, 3 tõde on korraga tõesed, 35 tõde on korraga tõesed ja kuna meid on mingi mitu biljonit inimest, siis oleme ausad, mitu biljonit tõde on korraga tõesed. See on mul mingi lemmikteema üldse. Ja, see on täiega. Aga sa oled lugenud seda raamatut Saad kõik, millest loobud või? Ei, üldjuhul enesearengu raamatud on minust kuidagi mööda läinud. Mul on väga praktilised õppetunnid alati olnud, et ma olen pidanud kõige rahu tegema. Aga see on nagu praktika, mida ma valdan, just see lahti laskmine. Sest et me hoiame kinni ainult asjadest, mis me usume, vaata, et ei oleks ju meie. Siis mul on täitsa plaan, pikemat aega juba plaan. Ma ei ole kuidagi jõudnud selleni teha
see teekond, kus ma tõesti meditatiivselt hakkan emotsionaalselt läbi elama kaotust, et ma tahan nagu läbi käia kõik kaotused, mis mu elus on, kuni ainult mina jään alles. Siis teha rahu selle tundega, aga mis siis on, kui olengi ainult mina? Kui ei ole pere, kui ei ole maja, kui ei ole meest, kui ei ole mitte midagi, mis siis on? Et see oli üks teine väga imeline naine, kes rääkis mulle sellest ja siis see kuidagi kõnetas mind ja jäi siia ajusoppi kinni ja üldjuhul need asjad, mis siia kinni jäävad, need on need, milleni ma ükskord jõuan. Väga huvitav. Ma otsisin seda raamatut, tahtsin korra näidata seda. Jah, see on päris huvitav on need paradoksid ja see, mis sa praegu ütled, et kuidas kõigest lahti lasta, et ma olen sellist meditatsiooni päris kaua teinud, et kõik asjad, mitte kaua, vaid mingi aja jooksul ammu aega tagasi, et sa võtadki kõik asjad, mis elus on, nagu lähevad ära, on ju. Ja sa oled nagu seal üksi, et minul on just see lahkuminekuga seos, et kes ma siis nüüd olen, nüüd ma olen siin üksi, lapsed on ka ära, meest ka ei ole, midagi ei ole, koduga pole, autod pole, mitte midagi pole, asjad mahuvad umbes autoga kassi ära sul kõik, aga kes ma siis olen, mis siis on ja tegelikult see on hästi vabastav ja see on tegelikult teekond, ega sellist asja ei ole, et korra teen ära, mõtlen, nüüd on eluks ajaks tehtud, sest meil tulevad uued kogemused peale. Ja ma arvan, kui me õpime aru saame, et see on teekond ja me ei saa inimesena kunagi valmis, see oleks ka kurb. Kui mulle keegi üks päev kirjutas, et ma olen enda leidmise lõpusirgel, tahtsin küsida, et kas ma surema, et meil ei saa olla sirget, see saab tagantjärgi, kui me siit maailmast lahkume, siit kehast lahkume, just kui lõpusirge, aga see on kogu aeg on see teekond ja et me selle juures ei unustaks elamist, et see on nagu nii lahe. Ja mulle tundub, et sina oled selle koha ikkagi leidnud, et sa ka ikkagi elad, sa jagad oma loomingut meiega, me hakkamegi otsi kokku tõmbama, et mina Sissi täiega tänan sind, et sa tulid siia rääkima, et sa jagad iseennast, et sa seda human designi läbi aitad inimesi oma muusika läbi, oma kunsti läbi. Ja mul viimane küsimus, nimeta 1 või 2 harjumust, mida sa kindlasti iga päev teed. Näomassaaž, pool tundi vähemalt iga päev, ma pean mõnulema oma päevast, see on nagu siuke, ma pean, ma ei saa muud moodi. Ja see on siuke, et kõik musklid siit kaelast käin läbi ja tõmban seda jääkaineid näost välja, kuidas ma arvastan massaaži. Ja teine asi, mis peab olema, te ei kujuta ette, kui palju on minu elus tegelikult päevas need asju, mis peavad seal olema, need ei ole ainult 2. On abstraktsem, aga mul peab olema niimoodi, et vähemalt pool minu päevast on nagu tegelikkuses mõnulemine. Pool minu päevast ei ole nagu töö, ei ole midagi, mis ma teen teiste jaoks, ei ole kohustused, vaid on nagu, et ma valin, kuidas ma täidan. Ja võib-olla ma valingi human designi õppida, võib-olla ma valin Xboxi mängida ja arvutimänge mängida ja võib-olla ma valin joonistada ja võib-olla ma valin lugeda. Inimestega ükskõik mis, aga nagu pool mu päevast võiks olla nagu mõnulemine. Lõdvestumine, see on ju vinge, sellega tegelikult me loomegi. Väga vinge kuulda. Kuule, suur aitäh sulle, head jätkamist sul seal Võrumaal, seal on imeline ja loodan, et sa saad enda uuesti sooja kohvi nüüd, kui see on liiga ära jahtunud. See on ikka veel soe, muideks ma olen see inimene, kes joob teed ja kohvi nagu terve päev, et kui ta on külm, mul ei ole vahet, mulle sobib. Ja, okei. Minul on alati see, et peab olema kuum, ma tahan kuuma. Alati, kui ma tellin kohvikust, palun hästi kuuma, et siis on hea. Kuule, suur aitäh ja sinuga on tõesti väga lõbus ja aitäh kõigile kuulamast ja järgmisel nädalal on meil juba uus külaline.